Minu nimi on Krista Kumberg ja olen mina siis Haapsalus lasteraamatukogus tööl aastast 1981 ja kui oleks siis tööotsimise kuulutus olnud ja siin oleks siis kirjutatud, et ametipoist pakub arenguvõimalusi, siis see oleks jumalast tõsi olnud. Sest see töökoht on pakkunud mulle väga palju arenguvõimalusi, mida näitab ka see, et ma olen arenenud siia teie auditooriumi ette esinema lastekirjanduse teemadel. Päris naljakas oli esialgu see, kui Pille mulle helistas, pakkus võimalust tulla täna siia ja rääkida teile õnnelikust lapsepõlvest Eesti lastekirjanduses, et mis mulle siis esmalt meelde tuli. Ja esmalt tulid mulle meelde küpsised. Nii, oot, nüüd ma vajutasin väga vale nuppu. Hakkab juba tulema. Jah, olid sellised küpsised, õnnelik lapsepõlv, kes on ka minu vanused, need mäletavad vast. Ja olid ka kompvekid õnnelik lapsepõlv ja olid ka postmargid õnnelik lapsepõlv. Muidugi nõukogude ajal lapsepõlv pidigi olema õnnelik, katsutagu midagi muud väita. Raamatupiltidel ja ajakirja kaantel ja õnnitluskaartidel ilutsesid punaste pruntispõskedega mudilased õndsad naerunäode ees ja see viib siis mõttele. Kas lastekirjanduse arheoloogid, otsides raamatutest õnneliku lapsepõlve ilminguid, oskavad vahet teha tegelikkuse peegeldamisel ja positiivsete mudelite esitamisel? Siin antud juhul siis ka ideoloogiliste mõjutusvahendite kasutamisel. Seinal oleva pildi vaatamisel lisaks siia veel tõesti selle ideoloogilise suunamise haru. Kas lapsepõlv karmisid aegu kujutavates teostes võib olla õnnelik või ei või? Näiteks toon siia Ilon Viklandi lapsepõlve. Tema elu lapsepõlves mõjutasid pöördelised ajaloosündmused ja ega siis kõrvaltvaataja jaoks ka tema elu enne seda nii väga roosiline polnud. Kuidas ta küll pääses ohtratest vaimse tervise häiretest, küsime täna, kui väiksemgi ebameeldivus ja ebaõnnestumine lööb lapsed rööpast välja. Kuidas see pealtnäha raskest lapsepõlvest tulnud ja ise hakkama saama pidanud pagulane sai üles ehitada eduka karjääri ja saavutada tuntuse ja tunnustuse võõral maal? Eks ikka sellepärast, et tal oli õnnelik lapsepõlv. Ent tööga teostavate vanemate lapsena jäeti ta Tartusse vanaema hoolde. Pärast Iloni 3-aastaseks saamist saatis Amalia Juuse ta Tallinnasse vanemate juurde, kus tüdruk oli meie mõistes võtikaelas laps. Ja veetis oma päevad vanalinna tänavatel koos koer Tiitoga. Ta pandi rongi peale, saadeti Haapsallu vanaema juurde, keegi teda ei kureerinud seal sõidu ajal peale kaasreisijate. Vanemad olid temast võrdlemisi distantseerunud ja ajasid oma asju, kuni siis lahutuseni välja. No ja siis veel okupatsioonid, sõda, pagemine Rootsi. Kui Ilon Viklandil kirjastuse Karabin ja Sjögren suusad risti läksid, kirjutas ta, õigemini joonistas ja laskis Rootsi kirjanikel lood kirja panna oma lapsepõlve 3 raamatusse. Nendes juhtub palju paha. Autorid peegeldavad ilustamata ajalugu, aga neis kirjeldatud lapsepõlv pakkus väikesele Ilonile palju õnnelikke hetki. Ja ei saa öelda, et tema lapsepõlv oleks olnud õnnetu, sest ta ise on seda kinnitanud. Temal oli kõige tähtsam vanavanemate hool ja armastus ja tädide hool ja armastus ja sõbrad ja väike lastesõbralik Haapsalu linn. Seda õnneliku lapsepõlve jätkus kõikidesse tema illustratsioonidesse, mis ta tegi kas siis Lindgrenile või mõnele teisele kirjanikule. Ja see õnnelik lapsepõlv tuleb läbi, kui lapsed vaatavad neid pilte, siis nad tajuvad seda. Ja siin on siis mõned illustratsioonid tema eluloo raamatutest, pildiraamatutest, kus siis on näha neid mängivaid ja trallivaid lapsi. Kui otsiksime õnneliku lapsepõlve kujutamist lasteraamatute pildimaailmast, siis jah, siin nendel piltidel on see olemas. Õnneliku lapsepõlve kujutamine lastekirjanduses ei tähenda pilvitud taevast ja naerusuiselt
tappavat last lillevälja peal. Kas lastekirjandus peaks valdavas osas tegelema peegeldamise või mudeldamisega? Ja alles hiljaaegu tuli kirjastusel Koolibri välja uus Aabits ja sel puhul telesaates Õhtu olid koos kirjastuse esindaja Kadri Rahusaar ja lastepsühhiaater Anne Kleinberg. Nii, sellest Aabitsast siis jutt käis. Sõnasööbiku Aabits on kaasaegne ja moodne, humoorikas ja krutskitega ning peale kaubapesu eest põnevuslugu, väidab kirjastaja. Teine oli nõus, et tegemist on tänapäevase lähenemisega, mis on kiire ja rahutu ja see tegi teda pisut kurvaks. Puudu jäävad aabitsalikust väärikusest, rahule ja süvenemisele kutsuvatest tekstidest ja piltidest. Anne Kleinberg avaldas kahetsust, et täiskasvanute elu virvarr on jõudnud väikeste laste õpperaamatusse, nõudes neilt varast küpsust. Esmakordselt Eesti Aabitsa ajaloos põhineb õpik ilukirjanduslikul teosel. Ja lisaks tavaliseks saanud läbivatele tegelastele kannab Aabits ka läbivat süžeed. Mis siis Aabitsas nii väga kaasaegset on? No näiteks, Annal on prantsuse kasuisa. Liisa-Lotal 3 vanaema, üks nendest on vanaisa Pruut. Tüdruk ise elab kordamööda ema ja isa juures. Laste tegemistega haakuvad räppar Kukimuki ja kuulus saatejuht Bobby Berens. Viimane ei vali kõmu uudiseid jahtides vahendeid ega hooli õieti kellestki peale iseenda ja kuulsuse. Askeldatakse toidupangas, räägitakse toidu säästmisest, ka looduse hoidmisest ja Uku vanaemad elavad koos, aga nii kaasaegne see Aabits nüüd ka ei ole. Lihtsalt ühe kaasa on surnud ja teise oma loonud uue pere. Enne kui lähen järgmise assotsiatsiooni juurde, tahan ära öelda tänase ettekande kõige tähtsama järelduse, sest kui ma jälle ajahätta satun, siis jääb see kõige tähtsam ära ütlemata. Niisiis, millise lapsepõlve kohta saame öelda, et see on väga õnnelik lapsepõlv. Mis teeb lapsed õnnelikuks, küsime? Kas see, kui nad saavad, mida nad tahavad, või siis, kui nad saavad, mida vajavad? Elu ja olud on ajas kiiresti muutunud, ka lapse tahtmised on muutunud, aga lapse vajadused ei ole muutunud. Nad vajavad turvatunnet, tunnustamist, kuhugi kuulumise tunnet ja miks ma siis seda enesest mõistetavat asja nüüd siin üle kordan. Kevadel võtsin kokku Ernst Enno nimelise omaloomingu konkursi tööd. Lugesin neid, hindasin neid ja see etluskonkurss kestab juba enam-vähem 30 aastat. Ja siis sellel aastal oli teemaks Enno lapselapse Elin Toona pakutu, et inimesed kirjutaksid üles oma elu helgeid hetki. Mitte lihtsalt elulugu, vaid helgeid hetki. See me langes viljakale pinnasele. Läänemaa Ühisgümnaasiumi kirjandusõpetaja Monika Undo pani ette, et lapsed ja noored võiksid siis mis tahes žanris sellest ka kirjutada. Üldmulje loetud paladest on väga intiimne, pihtimuslik ja mitmekesine. Ja ollakse väga helges hetkes, kui saadakse jalgratas või mõni nutividin või käiakse perega Tais puhkusereisil. Aga need olid pigem erandid. Oma õnnelikke elamusi kirjeldades justkui langeks mask ja kaoks kaitsekiht, jääb järele laps, kes soovib üle kõige lähedust. Ja tsiteerin siin Freijat. Nii tore on olla, kui pere on koos ja sõbradki hoos ning mängib ka pill, siis elu on lill. Nii tore on olla, kui kõik saavad tulla, siis süda on soe ja naeratus suul, ei oskagi soovida midagi muud. No see oli pikem luuletus, aga need olid hästi olulised salmid. Üldistades on see, mis lapsi rõõmsaks teeb, väga lihtne ja peaaegu pisarateni liigutav. Elu helgemad hetked on need, kui saadakse omale lemmikloom, kass, koer, küülikud, no kas või Aafrika hiitigu. Ja kui ema ja isa veedavad laste seltsis aega, kui tehakse midagi koos või käiakse kusagil. Tsiteerin Reiot. See oli üks hea päev. Mu emal oli vaba päev ja ma sain terve päeva temaga koos olla. Esialgu käisime lossipargis kelgutamas, seal oli väga tore. Seejärel läksime spaasse, kus olime 3 tundi. Pärast spaatamist läksin koos emaga veel uisutama. Uisutada oli ka väga lahe. Lõpuks jalutasime koos bussi peale ning sõitsime koju. Loodan, et selliseid päevi koos emaga tuleb veel. Kaisa kirjatöö oma vanematest lõpeb sõnadega. Aeg koos ema ja isaga on parim aeg minu elus.
Ja siinkohal tahaksin panna lapsevanematele südamele. Keerake selg igasuguste ekraanide poole, pange oma telefon sahtlisse ja tehke midagi koos lastega. See ei pea olema sugugi meeleolukas reis Helsingi veeparki või Rootsi kuningriigi pealinna. Selleks võib olla koos pannkookide küpsetamine, retk metsatukka, rattasõit või veel midagi sellist, mis on rangelt võttes odav, aga lõppkokkuvõttes kallim kui kuld. Ja võetagu lõpuks oma lapsele kass või koer. Aga nüüd kirjanduse juurde, mis teadupoolest peegeldab elu või siis pakub positiivseid mudeleid. Siit saame näha, kui õnnelik meie laste lapsepõlv on või millisena autorid seda näha sooviksid. Ja teine assotsiatsioon, mis tuli Pille telefoni kõne peale, oli August Talle luuletus Eesti pastoraal. Vihma küll valab ju pilvede vinas taevas, kui maa sügisudude tinas. Pilvi rebides vilistab tuul, kari on väljas veel mihklikuul. Karjalaps vaeseke kuhju all kükib, kaelani märg, külm kallale tükib. Tuule ja vihma käes elajad norgus, karjakrantsilgi saba on sorgus. Ja siis see varane ülestõusmine, puru veel suus, pead võtma märsi, vaene õnnetu laps. Aga rangelt võttes see ei olnud nüüd laste kirjandus. See oli lapsepõlve mälestus, mis oli sihitud täiskasvanud lugejale. Aga Jüri Parijõgi kirjutas lastele ning kujutas enam-vähem sama ajajärgu lapsepõlve. Ja muidugi lapsed teevad ka tema juttudes tööd ning mitte vähe. Kas see muudab nende lapsepõlve õnnetuks? Jutus tööl räägib meile üks 8-aastane poiss, kuidas tema teiste poiste viisil tahtis minna turba-rappa tööle, et raha teenida. Ja võeti ainult 10-aastasi, siis tema läks mätta peale, tõusis Kiki Varvukile ja ütles, et jämeda häälega, nii jämeda häälega kui sai, et ta on 10-aastane. Päev oli väsitav ja poiss pidas lõpuni vastu, aga see töö tegemine lisas talle väärikust. Et ta samm oli koju tulles kohe hoopis teine ja kui ema talle niimoodi kausiga vett ja seebi tõi kui isale, et siis ta tundis ennast väga, väga tähtsana. Ja lehesass, tema oli samuti tark ja tubli poiss, tema unistuseks olid oma uisud. Ja kui ta nad siis 100 päeva kröönimisega endale siis sai, siis samal õhtul kostis tema teki alt tükk aega naerupuksatusi ja ema küsimise peale, et mis toimub, ütleb poiss, et küll on hea olla, ema. 100 päeva küll, aga nüüd on oma uisud. Et kas see, mida Parijõgi kirjeldab, on õnnelik lapsepõlv? On küll. Ja võrreldes tänaste lastega oli nende laste elu raskem, aga võimalusi õnne tunda oli kummatigi rohkem. Ei raha ega asjad tulnud kergelt kätte ja neil oli hoopis teine väärtus. Vaat selline vanainimese jutt tuli mul praegu välja. Nii, kui vaadata tolleaegseid väikelaste-raamatuid, siis nii Juss, kes oli väike peremees ja talu oli tal liivaaugu sees, kui ka pereema Aino ja siin teisedki toredad lapsed, nad mängivad, aga nad mängivad töö tegemist. Nad tahavad saada täiskasvanuks. Ja nende mäng matkib töö tegemist ja valmistab ette tulevaseks eluks. Päris huvitav on vaadata tolleaegseid esimese iseseisvuse aegseid aabitsaid, et mismoodi siis laste elu nendel piltidel välja paistab. Ja olgu öeldud, aabitsa piltidel lapsed tööd ei tee. Nad ainult mängivad kas isekeskis või siis ka tulevad majja külalised või siis ka vanematega peetakse pikniku ja see elu on tõesti mudel, positiivne mudel, et sellist elu tahaksid kõik. Jääme veel natukeseks ajaks iseseisvumise alguse aegadesse Marta Sillaots, Trips, Traps ja Trull. Nad on siis kasinasti 5 aastat vanad kolmikud, neil on kooliõpetajast isa, koduperenaisest ema ja ilus Nõmme kodu. Ja selle raamatu idülliline meeleolu manab silme ette pildi, et just nagu oleks aasta ringi suvi. Pitskardinad lehvivad avatud veranda akna ees ja aias kandub sisse sirelite joovastavat õngu. Valgel tärgeldatud linaga kaetud laua laurab kohv ja kõrguvad vahukoore koogid. Sillaots kirjeldab turvalist keskkonda, mida vürtsitavad poiste ettevõtmised ja apsakad, mis kogemata sünnivad, mitte halva tagamõttega, katsuge ise kolmikuid kasvatada. Nõukogude ajal muutub ka pilt laste raamatutes. Tegelikult muutub laste elu avatud
avatumaks ja avaramaks, nad on iseseisvamad, aga see ideoloogiline surve, see muidugi paistab vähemasti 50-ndatel igalt leheküljelt välja. Ja ka Helleniit ei ole pääsenud nendest punalippudest, mis siis pilleringus vanaisaga paraadil käies näeb ja Helja Männi uues majas on siia kõrvale toodud just nimelt sellepärast, et laste elu muutub. Kui nende aabitsate aegu 70% eestlastest elas maal ja maaelu kujutamine piltidel ja juttudes oli valdav, siis nüüd on lapsed rohkem linnastunud ja kerkivad need Mustamäed ja laste elus on palju muutusi toimunud. No nüüd siis jõuame ikka lõpuks ka sinna tänapäeva välja, ma olen siin kapanud üsna kiiresti. Nii, õnnelikust lapsepõlvest kõnelev raamat, kas ta ei võiks olla puru igav? Ja, mis sellest õnnelikust lapsepõlvest siis ikka kirjutada on. Igaüks ei ole Lindgren ka, et Pullerby laste näol annaks sellise põneva ja huvitava lugemisvara laste lauale. Siin on nüüd üks näide, üldjuhul ma ei taha rääkida lasteraamatutest kriitiliselt. Ja ega ma sellest Helen Käidi suur suveseiklus Sillamäel ka, mis ma tas siis nüüd ikka nii väga kritiseerin, aga vaadake, see pealkiri ütleb, et peaks olema mingi suur seiklus suvel. Ainukene seiklus on see, et auto ütles üles ja nad peavad Sillamäel veetma siis ema, lapsed, ema sõbranna tükki mitu päeva. Ja siis on nii, et ostetakse jäätist ja minnakse randa ja siis on kõht tühi, siis on vaja sööma minna, kohvik oli kinni, leidsid uue kohviku, said kõhu täis süüa, ostsid jäätist, läksid randa ja põhimõtteliselt ei toimugi eriti mitte midagi. Ma sain selle raamatu tagamaad ka teada, sest Sirli Oder, kes on teinud imelised pildid, ta on üks noor kunstnik, kes on stormiliselt arenenud. Ta ütles, et see on tellimustöö. Sillamäe rahvas võttis nad vastu, näitas neile oma linna, rääkis linna ajalugu, legende ja sellest pidi sündima siis hoopis teistsugune raamat. Aga saime suure suveseikluse Sillamäel. Ja toon välja mõned autorid, kellel on õnnestunud kujutada õnneliku lapsepõlve. Õnnelikuks teeb nendes raamatutes lapsepõlve kasvõi juba see, et peres on kõik korras, on isa, on ema, mõnikord ka õde ja vend. Kristiina Kass, tema Petra lood ja Peeter ja mina on hästi lõbusad pajatused. Käru Kaarel, see poiss võiks nüüd ennast küll hirmus õnnetuna tunda ja vaimse tervisega kimpu jääda, aga ta on ettevõtlik ja positiivse ellu suhtumisega, et vaatamata sellele, et ta kasvab üksik emaga ja on vanaema, kes vajab lausa hooldamist, annab ta oma panuse pere sissetulekusse vanarõua korjamisega ja on selline lõbus optimistlik ja kõik läheb seal väga-väga hästi. No ja Petra lugudes, ka Peeter ja mina, aga Petra lugudes eriti, saab hullult nalja isaga. Et küll ollakse siis isaga Seenemetsas ja Liumäel ja küll sellel isal on äpardusi huvitav. Ma ei mäleta, et laste kirjanduses oleks koomilisi emasid, aga koomilisi isasid on massiliselt. Kairi Look oma Piia Prääniku sarjaga, kuhu on siis nüüd 3 raamatut kogunenud ja viimane siis Piia Präänik ja sõnasööbik jõudnud ka Aabitsasse. Ka Piia Präänikul on selline tervikpere, nalja saab üksjagu, aga Look toob siia sisse ka väikese sellise maagilise realismi elemendi, et siin mõned asjad ei allu nagu sellisele realismusele, aga huvitavad ja naljakad ja toredad on need lood ja Piia on ääretult terve närvikavaga enesekindel lapsukene. Ja Liis Sein, Moona isepäine isa ja Moona erakordne ema. Kas siin on tegemist ülimalt kokkuhoidva perekonnaga, et kui isa tabavad need hullud hobid, kord teeb ta sporti, peksab pere kell 5 üles, nüüd on vaja jooksu ringile minna, ta oma harrastusega ei tegele üksi, ta kaasab ikka terve perekonna. Et siis õnneks Moona ja ema leiavad, et liinibuss viib ka ühe jupi edasi ja nad jõuavad varem koju, kui siis see isa oma jooksu ringilt. Ja jällegi nalja saab, aga kõik on väga
noh, kuidas nüüd öelda, kõik on väga mõistvad, keegi ei mõista kedagi hukka, et tehakse kaasa nii palju, kui jaksatakse. No Moona erakordne ema on otsustanud pidada kõiki kalendris olevaid tähtpäevi järjest. Ja kuna ta on selline kontrollifriik, siis ta teeb nimekirju ja tegevusjuhendeid ja võtab asja ikka väga tõsiselt, nii et lõpuks kõikide nende pühade pidamisega läheb kaduma üks väikene asi. See on see pühade rõõm ja see mõnu, sest et nii palju tööd on nende pühade pidamistega. Kas õnnelik laps käib ka koolis? Kas koolis võib üldse õnnelik olla? No ikka võib. Piret Raua Tobias ja teine B, no kahjuks ta jäi nüüd Piret Rauale ainsamaks Tobiase raamatuks, aga siin oleks võinud ka aretada väikese sarja. Tobias on koolipoiss, kellel on ühtehoidev ja tore klass, mingit kiusamist ei ole, võetakse üheskoos ette vahvaid asju, toetatakse üksteist ja ka see õpetaja, kes paistab pealtnäha range, tegelikult annab Tobiasele, kui Tobias on närvis, šokolaadi, et see rahustab. Aga vaata, et sa teistele ei räägi, et minust peab jääma see range õpetaja mulje. Ja Anti Saar, kuidas minust ei saanud kirjanikku, Anti Saar võtab siin ühe poisi minejutustuses läbi enam-vähem kõik kirjandusžanrid ja teemad, millel kirjutatakse ja lusti on kui palju. Võib-olla täiskasvanul rohkem kui lapsel. Ja ka maal on elu, et enam ei ole massiliselt raamatuid Laps maal vanaema juures, aga Julius Ilmar Tomuski raamatus, mida sina suvel tegid, jutustab ka lastele maaelust niiviisi, et nad keegi ei taha enam kusagile Hispaaniasse puhkusele sõita, vaid on otsustanud võtta bussi ja sõita Juliuse vanaema juurde maale, sest seal on nii tore. Tüdruk vagunelamust, ka siin kujutletakse maaelu, üks pere on otsustanud oma elu siduda just nimelt maakohaga ja maatöödega ja siis tuleb sinna kanti üks hoopis teissugune pere, ka isa ja ema ja nende tütrekene, kes elavad vagunelamus ja sõidavad niimoodi igal pool Euroopas ringi, kusagil nad juuri alla ei aja ja tüdrukul ongi see väikene mure, et ta ei saa endale sõpru soetada, aga pole hullu, sellepärast et isa ja ema on minu kõige paremad sõbrad. Aga nüüd selles maakohas ajavad ka isa ja ema juured alla ja siis Rasmus saab endale Moona näol väga hea sõbra, sest tal oli ka mure, et isa ja ema küll, aga ei ole ümbruskaudu lapsi, kellega mängida. Vot niisugune see kiirkapak sai, vabandust, 5 minutit läks üle, aga see ei ole veel piir, ma võiksin õhtuni rääkida lapsepõlvest, lasteraamatutest, kas siis õnnelikust või vähem õnnelikust, aga jah, põhiline on see, oleme nendega koos. Aitäh!